Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast teist osa, kahekesi. Eilne päev oli oma uudistega jäänud eilsesse. Ja hommikul ärgates ma tabasin ennast mõttelt, et väliselt olin ikka seesama mina ja mitte midagi polnud muutunud. Samal ajal teadsin, et sisemiselt see tundmatu isehakanud kasvaja üritas pääseda mõjutama nii minu füüsilist kui vaimset tervist. Ühtäkki ei olnud enam võimalik mitte kusagile minna ilma, et see kutsumata külaline minu sees minuga kaasa tuleks. Tegelikkuses olime ilmselt juba palju kauem koos liikunud, aga siis me polnud veel tuttavad. Mulle tundus nagu täiesti ühtäkki olin hakanud enda ümber olevaid inimesi nägema natuke teistmoodi ja vast isegi tunnetama teistmoodi ja rohkem kui varem. Aeg-ajalt tuli selline mõte, et kui ma lähen kuhugi, keegi ei tea, mida ma sisimas kaasas kannan. Täpselt samamoodi keegi meist ei tea, millised mured üleüldse meie ümber olevatel inimestel võivad olla, sest suur osa meist on murede varjamise maailmameistrid. Ega kõike ei peagi jagama ja see on igaühe enda otsus, mida ja kui palju tahetakse ümbritsevale maailmale teada anda. Minu puhul on tavaliselt olnud nii, et mida raskem mul on, seda vähem minu ümber olevad inimesed seda märkavad, kuna ma peidan emotsioonid sügavale endasse. Mõnikord juba nii sügavale, et ma enam isegi neid ei leia ja siis hakkan uskuma, et probleemi polegi olemas. Nüüd minu elu täiesti uues etapis. Ma ei olnud veel kulutanud väga palju aega tekkinud olukorrale mõtlemisele. Kuid mingil määral tekitas see siiski alateadlikult omamoodi uue nägemuse elust ja elu mõttest. Ootamatult tundusid igapäevased probleemid oluliselt väiksemad kui varem. Maailm on täis kiirustamist. Meil on kogu aeg kiire. Tegelikult nüüd tagantjärgi olen aru saanud, et see ongi elu parim osa, kui suudad selle kiirusega sammu pidada. Kui mitu korda olen vahel tabanud ennast mõttelt, et ma olen nii väsinud ja tahaksin vahel lihtsalt olla. Mis mõttes lihtsalt olla? Sellest hetkest, kui vähk tuli minu ellu, ma hakkasingi olema. Hakkasin olema see, kellele keegi teine koostas väga pikaks perioodiks logistika ja ajakava. Loomulikult, ma olen selle hoole ja abi eest südamest tänulik. Kuid veel tänulikum oleksin siis, kui kogu see pikk katsumus oleks jäänud tervenisti kogemata. Seoses oma uue diagnoosiga suunati mind kohe esimesele magnetuuringule. See oli mulle täiesti uus kogemus, nagu ilmselt ka kõik järgnev, mida nüüd väga kiire ajakava järgi tulemas oli. Kõikvõimalikud uuringud teostati mitmes erinevas haiglas ja see oli hetkel sellepärast nii, et mind saadeti sinna, kus parasjagu kohe vaba aega leidus. Minule põhimõtteliselt oli ükskõik, kuhu ma uuritavaks läksin ja olin väga tänulik, et asjad kiiresti arenema hakkasid. Ja siis mingil hetkel ma istusin jälle ooteruumis ja iga kord, kui ilmus keegi personalist,
Ootasin, et kuulen oma nime. Ei läinudki kuigi kaua, kui mind kutsuti kaasa ja jälle sain vahetada juba natuke tuttavaks saanud haiglariided. Õde rääkis, mis ja kuidas uuringu käigus toimuma hakkab. Kätte pandi kanüül kontrastaine jaoks ning vastasin veel päris paljudele küsimustele. Seejärel sättisin ennast pikutama ja mu olemine tehti patjadega võimalikult mugavaks. Kuna ruum oli suhteliselt jahe, sain ka teki peale ning õed küsisid veel mitu korda veendumaks, et mul on mugav olla. See on uskumatu, kui hea ja turvalise tunde tekitab selline rahulik hoolivus. Magnetuuringul pikutasin sellises suhteliselt kitsas torus ja kuigi mul ei ole kunagi väljendunud klaustrofoobiat ega muidu kartust kitsaste ruumide suhtes, polnud ma kindel, kas avada silmad või mitte. Masin mürises ja kolises nii kõvasti, et seda oli kuulda isegi läbi kõrvatroppide ja kõrvaklappidest tuleva muusika. Sellele mürale vaatamata oskasin ikkagi korraks magama jääda. Ilmselt olin öösel natuke liiga vähe maganud, päev oli erakordselt kuum ning kui olin autole parkimiskoha leidnud ja kohale jalutanud, siis polnud mingi ime, et korraks magama jäin, kui mind mugavalt patjade vahele pikali oli pandud. Kogu uuring kestis kokku umbes 40 minutit ja õnneks olin selleks hetkeks ärkvel, kui personal kõrvalt ruumist tagasi tuli. Selle aja, mis ma seal ärkvel olin, mulle tuli pähe igasuguseid uitmõtteid. Need mõtted otseselt ei alanud mitte kusagilt ega liitunud mingi konkreetse olukorraga, vaid need mõtted lihtsalt ilmusid. Mõtlesin, kui tarbetult palju me elu jooksul vihastame ja kusjuures täiesti tühiste asjade peale. Isegi kui alati ei vihasta, siis ikkagi liiga sageli tekivad ärritunud emotsioonid. Juurdlesin selle üle, kui tühine see kõik on. Kõik need pisiasjad, mis ei muuda tegelikult meie elu sellel hetkel konkreetselt ei hullemaks ega paremaks. Nüüd, kui olin ise väga suure muutuse ees, ma ei osanud või ei pidanud vajalikuks selle peale kuidagi oma emotsioone kulutada. Kuidagi alateadlikult tundsin, et ees on väga palju selliseid asju, mis tavaliselt ei peaks kuuluma meie igapäevaellu. Kuid otsustasin nendega tegeleda alles siis, kui nad konkreetselt käes on. Polnud mitte mingit mõtet hakata muretsema, sest ma ju isegi ei teadnud, mismoodi ja millise ajakava järgi elu edasi hakkab minema. Kindlasti ei olnud mul suveks sellised plaanid, mis nüüd ühtäkki olid ja seondusid tihedalt tervisega. Mina lihtsalt pidin kohandama ennast toimima selle uue plaani järgi. Täiesti tarbetu oleks olnud sellel hetkel sellepärast ärrituda, sest ma ei saanud nagunii mitte midagi muuta. Nii palju on asju, millele kulutame tohutult oma energiat, kuid kas need on alati seda väärt? Kogu see kiirelt alanud muutuste protsess oli mulle seda väga teravalt meelde tuletanud. Ja see täiesti ootamatult alanud etapp minu elus lihtsalt jätkus. Tänan, kui kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa.